läks salvestusse. Te kõik ütlesite ja ma ju teadsin seda ette, aga näed, sa ma pidin andma selle mikrofoni. Sest küsimus ootab vastust, mis siis, et ma tean. Ja nii on tihtipeale ja kõik need meie jagamised on tihtipeale just nimelt sellega seotud, et meie ju teame, aga need küsimused, mis on meie energia väljas, nad tahavadki vastuseid. Tegelikult niimoodi Raama meid juhataski sellele teele, kui me eluloojaga alustasime. Ta andiski neid küsimusi, mille me pidime siis läbi Katrini edastama vastustena. Ja kus me oleme? Me oleme selles varjutuste koridori keskpunktis põhimõtteliselt, eks ju. Sellepärast, et 12. august, möödunud kolmapäev, olime me kõik seda päikesevarjutust vaatamas, eks ju, mis toimus Lõvis. Ja me liigume nüüd kuuvarjutuse poole, mis meie jaoks toimub reede hommikul vara. Ehk siis päikese tõusu aeg peaaegu, eks ju. Mis see meie jaoks tähendab, see keskpunkt? Me saame vaadata, mis on toimunud nädala jooksul meiega. Mida me oleme läbinud? Kas ma olen jõudnud siiamaani, et see, kes ma olin eile, ehk siis see, kes on seal varjus, seal selja taga, ei ole enam see, kes ma olen täna ja kelleks ma saan. Kas ma olen jõudnud selle küsimuse esitamiseni tegelikult? Kellena ma luban endal sündida? Selles ümbersünnis. Kelleks ma olen saamas? Mis on need tegevused, väljendused, mis tahavad minu seest välja tulla? Kõik need küsimused, mida me esitasime nädal aega tagasi. Kas me oleme juba saanud mingisuguseid vastuseid? On meil läinud teekond selgemaks või kergemaks? Või vastupidi, on meid tõmmatud mingisugusesse keerisesse ja pöörisesse, kus me aru ei saa, mis toimub? Kui see eelmine varjutus oli väga võimas kogu inimkonna muutumise loos, siis eelseisev kuuvarjutus kalades. Meie jaoks see keskpunkt on olnud väga-väga paljutähenduslik. Ja see on seotud kõik selle tuleva varjutusega, mis tegelikult toobki seda selgust. Ta avab meie jaoks täiesti uue suure pildi. Mullikene, istu palun natukene kõrvale, eks ju? Ma panen sulle siia padja. Näe. Ma panen sulle siia. Vot niimoodi padja panen sulle. Ja sellega seoses, et ta avab selliseid neid pilte, siis tegelikult ta näitab meile, millised seemned hakkavad idanema, eks ju. Ma ei pannud patja selleks, et sa mulle paremini sülle saaksid. Pättu. Sinna jääb, ja sinna jääb. See huvi, see soov aru saada tähtede keelest on Katrinis kõlanud juba, ma ei tea, 10, 15, võib-olla 20 aastat, võib-olla rohkem. No, ma ei tea, mida teha koeraga, kes ei taha aru saada. Ma saan aru sellest, et ta on kummiga mu küljes iga ühendusega, sellest me rääkisime.
Eveliniga eelmine kord. Ja kohe, kui saab otseühendus loodud, on ta lahutamatu mu küljest. Muidu ju ta ei istu niimoodi. Ega ta mul kogu aeg ei ole niimoodi. Et kui te arvate, et ta on kogu aeg, ei, ma elan ikka oma elu ja tema elab oma elu. Aga kui on otseühendus, ta peab siin olema, näed, ma ei saanud aru. Ja täna hommikune seis oli see, et ma alustasin ühe järgmise suure sammuga, ehk siis hakkasin endale selgeks tegema majade seda süsteemi, sest et kui ma tähemärkidest ja tõusumärkidest ja planeetidest ja üleüldse nagu natukene olen aru saama hakanud võib-olla niimoodi samm-sammult ja seda ka teile edasi rääkinud, eks ju, läbi oma lemmikastroloogide tõlgendamise, siis nüüd olen ma selles seisus, kus ma ei võta, nii nagu ikka, ma ei osta astroloogi kursust, kus ta seda õpetab, neid on ka tasuta. Väga palju tasuta õpetusi on, vaid ma pean jõudma ise selleni. Nii nagu ma mägedes olles vaatasin taevasse ja joonistasin tähed paberi peale mälu järgi pärast toas, kui ma juba voodis olin, sest mul on märkmik ju voodi kõrval. Ja ma jätsin selle sinna, iga asi tahab aega ja seedimist. Sel hetkel ei olnud ChatGPT-d, kellele pilt anda ja küsida, mis see on. See on ainult 5 aastat tagasi, te mõelge nüüd, 5 aastat tagasi. See mälu, see pilt seal üleval, nad panevad selle kirja paberile ja järgmine päev kirjutan ma sinna alla, et see on Orion. Ja Orioniga peaks olema seotud Sirius. Ka see jäi sinna paberi peale. Paar päeva läks mööda, kuni ma jõudsin selle teemani uuesti ja ma guugeldasin Orioni. Ja ma sain vastuse, et see nii on. Kas see tõstis jällegi seda usaldust, selle sisemise teadmise ja selle usalduse osas? Ja muidugi. See on üsnagi seotud sellega, et memm ütles, et tema ju mul ongi Siriusel, eks ju, tema mind juhatab. Ja need Siriuse lõvitarid. See kõik on seotud meie südamega. Me oleme praegu sellel südame teekonnal, sellel sillal, Põhjasõlme ja Lõunasõlme vahel. Me kas liigume südame järgi edasi, Põhjasõlme suunatud rada. Ja kui ma nüüd või me jääme kinni oma minevikku, harjumustesse, sellesse turvalisse tsooni, ehk ei toimu edasiarengut, evolutsiooni, mida toetab Põhjasõlm, vaid paigalseis on taandareng. Ja mida me siis avastasime täna hommikul oma sünnikaarti õppides vaatama, oli see, et need Põhjasõlm ja Lõunasõlm on meil täpselt nendes samades seisudes, selle sama telje peal, kus toimub järgmise nädala reede hommikul meie kuuvarjutus. Kalades. Ja me vaatasime välja kõik majad ja saime juba aru väga paljudest asjadest palju rohkem kui siiani. Sest eelnevad sammud on ju astutud. Ma vaatan aknast välja kaseoksi ja päevalille. Kui sa mõtled, kuhu ma vaatan aknast välja. Ja see kalades seis, eks ju, mis me ütlesime sulle eelmine nädal, see puudutab meie emotsioone, meie närvisüsteemi, kõike seda.
jälgi praegu, kus sa oled oma emotsioonide skaalas, kui kerge on sinu ärrituvustase või mis asjad sind näiteks endast võivad välja viia või midagi käivitada. Kas näiteks üks lakkuv villapall võib olla see? Ja võib. Aga antud hetkel näed sa, ta mind ei sega enam, sellepärast et ma olen endast väljas, sõna otseses mõttes. Mitte siit, vaid siit, otseühenduses hingega. Meie mõistes siit programmist väljas, endast väljas. Ja ta absoluutselt ei sega enam, ta teeb oma asja, mis tema peab tegema. Kui hommikul hakkavad kukepoisid kirema, kas see meid viib endast välja? Mõni hommik viib, teine hommik ei vii. Oleneb sellest, kuidas me oleme saanud magada. Kas me suudame ignoreerida seda ja edasi magada, keerates teise külje? Või me tõuseme torisedes püsti, läheme ukseni, saadame koerad pissile, ütleme kukkedele, et aitab. Ega nad sellest aru ei saa, nad kirevad oma aja ikkagi täis. Laseme koerad tuppa tagasi ja lähme siis uuesti voodisse ja vaatame, kas uni saab uuesti tulla meie juurde või ei saa tulla. Nii et see endast välja minek, kas me teeme kellegile seda kõvema häälega selgeks? Ja ma olen tähele pannud, et viimastel 2 päeval olen ma Miilole väga kõva häälega järsku vastu haukunud, sest tema ju haugatab, kui mina magan ja nii järsku ja nii kõvasti, nagu oleks maailma lõpp akna taga. Ja ma ei tea, miks ta seda järjest tihedamini teeb. Kas tõesti on tema ka nii tundlik ja tema käitumine näitab mulle seda ja testib mind, kas mina suudan jääda oma rahusse või mitte. Aitäh, Raava. Nüüd ma saan ka aru meie muusikavalikus, see kõik puudutab seda. See sissejuhatus oli selle salaaia laul, kus me oleme kokku tulnud. Me läheme edasi südame teele. Armastusena, armastuses. Ja me lõpetame, väga huvitav. Ja me lõpetame, ma ei saa öelda, selle rahus olemisega ja rahu hoidmisega endas edasi. Imeline. Ehk siis ma tahan suga seda kõike teha praktikas nüüd. Ehk siis me ei lähe lihtsalt tuima meditatsiooni, vaid me läheme siia sisse. Ja see on elu hingamine, elamine ja elult või siis ehk armastuselt küsimine, et ta näitaks meile, mis asi on armastus. See poolt see laul, see on see laul, järgmine laul, ma ajasin laulud sassi praegu. Kõik jutt on õige, mis ma räägin. See on meil umbes 8-minutine. See on sanskriti keeles osa laulust, et me läheme siia muusikasse, teades teemat ja tunnetame seda. Ja siis me laulame ka inglise keeles või kuulame, kes siis kuidas, eks ju. Ja siis tuleb ta hästi tuttav sulle juba ingliskeelse versiooni osas.
aga põhimõtteliselt jah, ma tahan, et sa näitad mulle, mis asi on armastus. Et sa annad mulle tunda, mis asi on armastus. Ma tean, et sa saad seda. Ma tahan teada, mis asi on armastus. Ja me esitame need küsimused juba ette teadlikult teades, et ma olen armastus. Ma olen valgus ja armastus, eks ju. Sa võid nüüd minna oma lõdvestusse selleks 8 minutiks. Pane oma üks käsi vähemalt südame peale. Kui sa oled pikali, pane teine käsi kõhu peale. Kui sa istud, võid sa seda samamoodi teha. Mina täna istun, ma ei lama. Ja me läheme täiesti siia sisse. Ja hinga, hoides oma kätt südame peal ja tunneta. See ka kaasa, kui sind tõmbab see kaasa. Et sa tekitad enda sees selle vibratsiooni, eks ju. Patnin manorama dehi manovritanu saru Paranin Durga samsara
sagarasya kalovam rupam dehi jayam dehi yasho dehi yasho dehi rupam dehi jayam dehi yasho dehi yasho I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I wanna know what love is. Saime nüüd oma küsimused esitatud ja lähme selle südamega edasi. Selle puhta südamega. Ja nüüd ära lihtsalt. Või sa võid ka ümiseda lihtsalt, aga sa võid ka teha oma hääle vabaks, oma häälepaelad lasta kõlama nii, nagu nad tahavad kaasa tulla. Sest see on nüüd sellesama puhta südame laul, mis hoiab sind rahus. Hinga.
toimub sinu ümber, hoia rahu endas. And Brian.